Trump põhjustab Teheranile ja Moskvale katastroofi pärast seda, kui Iraan ja Venemaa testisid Ameerika võimu kahel rindel korraga. Pärsia lahes droonide, ähvarduste ja tuumaläbirääkimistega ning Euroopas, kus Vene droon tabas elumaja Galates, Rumeenias NATO tundlikul piiril. Reedel 29. mail 2026 seisab Valge Maja silmitsi topeltlõksuga, kuid Trump ei lähe kaasa karjumismänguga. Ta ei võta avalikult sõna, laseb J.D. Vance'il diplomaatilist olukorda hinnata ja jätab lõpliku otsuse Iraaniga sõlmitava kokkuleppe kohta enda kätte. Neile, kes mõistavad võimu, on see eskalatsiooni kontroll. Teheran tahab sõjalisest pingest ja energiast kasu lõigates järeleandmisi välja pressida. Moskva tahab näha, kas NATO jookseb iga provokatsiooni järel Washingtoni poole. Mida nad tahtsid proovile panna? Miks Trump avaliku sõnavõtu tagasi hoidis? Kuidas Valge Maja muudab provokatsiooni kahjuks? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Kriis süvenes pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide ametnikud teatasid, et USA ja Iraan on lähedal memorandumi sõlmimisele, et pikendada relvarahu 60 päeva võrra, avada taas Hormuzi väin ja alustada läbirääkimisi Iraani tuumaprogrammi üle. J.D. Vance rääkis edusammudest, kuid tegi selgeks, et heakskiit sõltus Trumpist. Just siin mängib see fakt rolli provokatsiooni vastu. Heakskiit sõltus Trumpist. Just siin mängib see fakt rolli Teherani vastu. Kokkulepe sõltub endiselt Trumpi allkirjast. Režiim jõudis lihtsalt punkti, kus on vaja läbi rääkida, sest sõjaline surve, sanktsioonid ja majanduslik risk on nende tegutsemisruumi kitsendanud. Trump ei paista selles vaidluses välja kui nurka surutud president. Ta paistab pigem sellisena, kes laseb teistel rääkida, hoides ise otsust enda käes. Vance vahendab, nõunikud katsetavad tingimusi, Rahandusministeerium jälgib naftat ja sõjavägi hoiab piirkonnas kohalolekut. Valik on karm, mitte anda Iraanile seda täiemahulist sõda, mida režiim tahab esitada vastupanuna, kuid samas mitte ka survet leevendada enne konkreetsete garantiide saamist. Iraani parlamendiliikmed räägivad punastest joontest, uraani rikastamisest, Hormuzi kontrollist ja sanktsioonide tühistamisest. Režiim teab, et kui ta ei näita oma siseringile jõulisust, kaotab ta autoriteedi revolutsioonilise kaardiväe ja kõige karmimate ringkondade ees. Seetõttu räägib Teheran avalikult karmilt, kuid samal ajal peab diplomaatilisi läbirääkimisi. Tegelik jõud on selle käes, kes otsustab allkirjastamise hetke ja antud juhul jääb lõplik otsus endiselt Washingtoni kätte. Trump teab, et täiemahuline sõda võiks kulud plahvatuslikult suurendada, kuid ta teab ka, et järeleandmine ilma surveta paneks Iraani hiljem sama väljapressimist kordama. Jõupositsioonid läbirääkimine tähendab noa laual hoidmist, mitte ilusa jutuga esinemist. Kui Teheran testis ameeriklasi, siis Moskva pani NATO kannatuse Ida-Euroopas proovile. Vene droon tabas kortermaja Galatis, Rumeenias, Ukraina vastase rünnaku ajal piiri lähedal. 2 inimest sai vigastada ja Rumeenia võimud teatasid, et droon sisenes riigi õhuruumi enne, kui see hoonet tabas. Rumeenia on NATO liige ja see detail muudab juhtumi poliitilist kaalu. See polnud kauge juhtum, vaid provokatsioon sõjalise alliansi piiril, mis sõltub suuresti Ameerika juhtimisest. NATO mõistis Vene tegevuse hukka ja kordas, et kaitseb iga osa liitlasterritooriumist. Rumeenia F-16 hävitajad mobiliseeriti. Trump ei pea iga drooni peale etendust korraldama. Kui vaenlane testib piire, oleks viga reageerida emotsionaalselt, avalikult ja etteaimatavalt. Moskva mõistab seda mängu väga hästi. Dmitri Medvedev, Venemaa kõrgetasemeline tegelane, õrritas eurooplasi veelgi, öeldes, et drooni-intsidendid võivad jätkuda. See avaldus paljastab Venemaa katse muuta rikkumised tavapäraseks ja suruda NATO närvikriisi äärele. Trump ei võida midagi, kui ta võtab üksi enda peale eurooplaste ärevuse. Kõige raskem tee on nõuda, et allianss ise tugevdaks droonivastast kaitset, kaitseks oma piire ja lõpetaks sõltumise Washingtonist iga hädaolukorra puhul. Asjalooline fakt, mis aitab seda hoiakut mõista, pärineb aastast 2001, kui Ameerika Ühendriikide luurelennuk EP-3 põrkas Hainani saare lähedal kokku Hiina hävitajaga ja USA meeskond jäi Hiina poolt kinni peetud. George W. Bush ei muutnud kriisi kaamerate ees koheselt sõjaks. Washington avaldas survet, pidas läbirääkimisi, valis sõnu hoolikalt ja tõi sõjaväelased tagasi. See näitas vana võimu reeglit.
superjõud ei pea karjuma, et olla austatud. Võrdlus Euroopaga on samuti oluline. Paljud Euroopa riigid mõistavad Moskva tugevalt hukka, kuid jooksevad ikkagi Washingtoni poole, kui oht läheneb. Rumeenia kogeb otseselt Vene droonide mõju. Poola jälgib oma piiri, Balti riigid paluvad tugevdust ja Saksamaa püüab oma sõjalist struktuuri taastada. Trump vaatab sellel olukorrale selge nõudmisega. Liitlased peavad käituma nagu liitlased, mitte igavesed sõltujad. Lääne kaitse ei saa olla vaid pressikonverentsi jutt ja arve, mis saadetakse Ameerika maksumaksjale. Lähis-Idas on nõudmised teistsugused, kuid loogika on sama. Pärsia lahe riigid tahavad stabiilsust energiamarsruutidel. Iisrael soovib peatada Iraani tuumaprogrammi edenemise ja Iraan tahab poliitiliselt ellu jääda, ilma et paistaks kaotajana. Trump kasutab seda vastasseisu, et sundida iga osapoolt oma seisukohti avaldama. Kui keegi soovib leevendust, peab ta andma järele ja nõustuma tegeliku kontrolliga. Kui Araabia liitlased tahavad stabiilsust, peavad nad aitama toetada lahendust, mis ei premeeri välja pressimist. Rahandusministri kohalolek Valges Majas näitab, et kriis ei ole ainult sõjaline. Nafta, inflatsioon, transport, merikindlustus ja investorite usaldus on kõik ühes paketis. Trump teab, et vale otsus Pärsia lahes võib kiiresti mõjutada bensiinide hinda ja jõuda ka supermarketitesse. Seetõttu peab strateegia olema pigem külm kui vali. Impulsiivne rünnak võiks mõneks tunniks kommentaatoreid rahuldada, kuid avaks ukse pikale kriisile. Järgmine etapp saab olema otsustav ja NATO peab näitama, kas suudab oma enda piiri kaitsta ilma, et iga juhtumi puhul Ameerika retoorikast sõltuda. Nüüd peavad Teheran ja Moskva toime tulema presidendiga, kes ei anna ette reaktsioonistsenaariumi ning sunnib liitlasi ja vaenlasi mängima Ameerika surve all. Mina NATO kohta. See selleks, et teised oleksid hästi informeeritud. Tõde on, et kõik NATO liikmed on informeeritud. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Alvese kogukonnaga.